nii, lööge kella ja likeige ka kindlasti, ärge seal niisama vahtige seda. Davai, räägi. Plokki pange. Me oleme Triigi lasteaed algkoolis, Lääne-Virumaal. Eestis on 3 Triigid. Me käisime enamus, kes siin on selles majas, nii lasteaias kui ka koolis, eks ole. Ja minu vanaema oli siin ka kokk. Et seda lõbusam on teha siin üks väike airsoft. Siin on meil ka omaniku esindaja, eks ole, kes käib siin muru niitmas ja aknaid jälle sirgendamas. Ja ühesõnaga, olukord on lihtne. Meil on venelased Peefri Raivo ja eestlased. Mina olen eestlane. Jah, sa oled ka eestlane. Jumal tänatud. Ja võidab see, kes kõik need venelased maha laseb, kes karu näeb või vastupidi. ja Keefri. Kelle karud on kolmas osapoole? Triigi on ka veel selle poolest kuulus jah, et siin oli üks karujuhtum, kuidas üks karu keeras ühel Raidol joomise peki. Jõi Keefri ära. Keefirit korgi maha. Saad viina peale. Ja kurat, sõi küpsised ka ära. Olgu jumal talle armuline. Karule või? Karud on kolmas osapool, jah? Jah. Ühesõnaga, kõik siin alas sees on lubatud. Meil on siuke karm värk, et meil Tšauli piirangut ei ole, meil granaadi võid visata nina ette ka. Ja granaate meil ka on muide. Koogutaja on. Õnneks mul ei ole. Ukrainast. Oh, see on nagu päris ju. Eestis maksab see 7,50 tükk, aga kui ma Ukrainast telliks, kui nad oma selle tolli avaks, ma saaks $2 tükk. Ja siis on meil kasutuses veel ka suitsugranaadid. Tähendab, see on nüüd odavam variant. Oota, selle võid küll mulle. Siin on ka splint valla. Sa niiku nii oska. Okei, juba läks nii. Aga kallimad granaadid, need teevad suitsuekraani kuskil 50 ruutmeetrit, oleme järgi proovinud ja sealt ei ole enam mitte midagi näha. Siis anna ainult toorest tuld ja looda parima. Ja vihma sajab, aga meid see ei huvita, sest meie lahing on sees. Küsimus, karupauku täna kas tehakse? Karupauku täna ei tehta, sellepärast, et Raido oli eelpositsioneeritud juba keefiridega, nii et meil ei tarvitse muretseda. Kaamera seis. Täna Keefri jõudnud.